Aktiivne lumetõrje on siis nüüd teine võimalus, kuidas lumega võidelda ja see algas tegelikult pihta juba 1920. aastatel, kui hakkas rohkem tekkima teedele autosid, tekkis bussiliiklus ja otsiti siis erinevaid vahendeid, kuidas lumega teedel võidelda. Üheks võimaluseks oli paigaldada autodele lumesahat ja selleks siis võeti eeskuju Põhjamaadest. Toodi sealt sisse sahkasid ja valmistati nende eeskujul ka ise. Siin me näeme ühte kahehõlmalist koonilise tööpinnaga autosahka, mis on siis 30. aastatel Soomes toodetud. Miks nad enamasti kahehõlmalised olid sel ajal, kuna autode massid ja võimsused olid suhteliselt väikesed ja nad ei suutnud ühehõlmalise sahaga teed puhastada. Kahehõlmaline võimaldas siis läbida seda teed kergemini.